Inimese sõnad on kui aken tema sisemaailma, kajastades tema kogemusi, hetkeolukorda ja tulevikusuundi. Tihti räägime asjadest, mida oleme läbi elanud, sellest, mis meid hetkel puudutab ja unistustest või hirmudest, mis on seotud tulevikuga. Sõnad, mida valime ja viis, kuidas neid välja ütleme, võivad paljastada palju rohkem, kui esmapilgul tundub. Kuulates inimese juttu võime märgata, kuidas tema minevik mõjutab tema väljendusviisi. Kas ta räägib endast enesekindlalt või pigem alandlikult? Kas ta jutustab lugusid, mis viitavad õnnelikele kogemustele või keskendub pigem raskustele? Tihti peegelduvad meie minevikukogemused läbi väikeste vihjete, korduvatest fraasidest, sõnavalikust või isegi hääletoonist. Näiteks inimene, kes räägib sageli kaotusest, võib kanda endas valu, mis on jäänud lahendamata. Olevik on see, mis tungib meie sõnavõttu kõige vahetumalt. Inimene, kes tunneb end rahutuna või õnnelikuna, laseb selle tunde läbi oma sõnade välja paista. Näiteks kui inimene räägib pidevalt ajapuudusest, stressist või väljakutsetest, peegeldab see tema praegust seisundit. Samuti näitab sõnade tonaalsus ja tempo, kas inimene on hetkel pinges või rahul. Kuulates hoolikalt on võimalik tabada isegi peidetud tundeid, mida inimene ise võib-olla teadlikult ei väljendagi. Kui keegi räägib oma unistustest, plaanidest või hirmudest, saame pilgud tema tulevikku. Isegi siis, kui inimene ei tea täpselt, kuhu ta suundub, viitavad tema sõnad alateadlikele eesmärkidele ja ootustele. Näiteks inimene, kes kasutab tihti väljendeid ma loodan, üks päev või kui vaid, võib olla suur unistaja, kuid vajab rohkem enesekindlust või konkreetseid samme oma eesmärkide saavutamiseks. Vastupidi, inimene, kes räägib konkreetsetest plaanidest ja kasutab sõnu ma teen või varsti, väljendab suuremat kindlustunnet oma tuleviku teekonnal. Sõnade taga peituvate mustrite mõistmine eeldab aga tõelist kuulamisoskust. See tähendab, et ei kuula ainult sõnu, vaid ka nende vahele jäävat vaikust, hääletooni ja kehakeelt. Kui suudame näha sõnade taga olevat suuremat pilti, muutub suhtlemine palju sügavamaks ja tähenduslikumaks. Väljendid, mida kasutame, on üliolulised. Kokkuvõttes on inimese sõnad tema sisemaailma peegel. Need annavad vihjeid tema minevikust, räägivad tema olevikust ja vihjavad tulevikule. Kui oskad kuulata tähelepanelikult, võib sõnadest saada kaart, mis aitab mõista inimest kogu tema olemuses. Aitäh ja peatse kuulmiseni!